Tervist kõigile, tere päevast, guten tag, dzień dobry. Mul on hea meel, et te olete kõik siia kogunenud ja kui Lisanna tegi ettepaneku, et tule ja räägi sellest, mida sa teed, siis no ma tulin üsna hea rõõmu ja suure hooga sellepärast, et mis on lihtsam, kui rääkida iseendast, sellepärast, et sa ei pea ju midagi välja mõtlema. See on kõik sinul olemas. Sa oled ise selle kõik läbi elanud. Ja kui nüüd tehnikapoiss paneks ühe presentatsiooni ka siia, siis ma saaks hakata teile slaide näitama, sest mina tulen sellest kultuurist ja keskkonnast, kus hirmsasti kõigile meeldib teha slaide. Ja kuna aeg on praegu täpselt selline, et lõunapaus terendab juba tunni aja pärast, siis selliseid näljaseid inimesi on ka väga hea niimoodi lõbustada, sellepärast, et kõik teavad, et kui see inimene lavalt ära läheb, no siis antakse süüa. Nii et vaatan, kuidas meil see asi käima läheb. Millest siis täna juttu tuleb? Võtan põhimõtteliselt 5 teemat. Kõigepealt tutvustan ise ennast, saame siis tuttavaks minuga. Turundus kui selline imelihtne. Kuna te olete siin inimesed, kes töötavad inimestega, olete te siis personaliinimesed, olete juhid omast firmast, ega siis igasugune firma on firma, ei pea olema 200 inimest selja taga selleks, et olla firma. Minul on näiteks üks tuttav, kellel on ühe mehe firma, mees ja koer ja toimetab ja saab väga hästi hakkama. Et selles suhtes firma on firma, nii et räägime turundusest, värbamisest, valikust turunduses, tagasisidest ja tunnustamisest ja siis teeme väikse kokkuvõtte. Nüüd kõige huvitavam osa on see enesetutvustus. Nagu ma ütlesin, Merle Saviauk on minu nimi. Kust ma tulen? Kesk-Eestist Põltsamaalt. Olen seal sündinud, olen seal kasvanud, seal sain koolihariduse, sealt leidsin mehe, läksin mehele, sain lapse. Et nagu kogu see ajalugu on mul seal Kesk-Eestis ja seetõttu on minu nii-öelda mindset või selline elukäsitlus ka selline, et ma tean, et Eesti piires mul on nagu igale poole tund. Ka kaugemasse otsa. Loomulikult mõninga kiirustrahvi tuleb maksta, kui tunniga tahta valka saada, aga ütleme nii, suurest laastust oled sa nagu keset Eestit ja ümber sinu on siis kogu see ilus elu. Nüüd haridus ja professionaalne taust pärineb Tartu Ülikoolist, käisin majandusteaduskonnas ja juba siis, kui anti valida, et kas lähed turunduse suunda või lähed juhtimise suunda, siis ma teadsin päris kindlalt, et turundus see on minu ala, sellepärast, et inimesena, tüübina olen ma selline, kes tegelikult üldse rutiini ei kannata. Selles mõttes, et kui mul oli, isegi ma mäletan, kui ma koolis käisin, mul oli võimalik kooli minna 3 teed mööda. Ma ei käinud kunagi nagu seda ühte rada. Ma üks hommik läksin ühte teed, teine läksin teist, sest et ma tunnen, et mul on nagu seda vaheldust vaja ja turundus kui valdkond on see, mis seda täiega pakub. Ja kui rääkida professionaalsest karjäärist, siis minu tööelu on käinud kõik toiduainete tööstuses. Sellel asjal on peen nimi Fast Moving Consumer Goods, ehk et siis kiiresti liikuvad toidukaubad või tarbijakaubad. Ja sellel alal ma olen siis 28 aastat töötanud ja viimased 20 sellest sellises ettevõttes nagu PepsiCo, mis on ülemaailmne kontsern, toiduainete tööstus, ma võiks isegi öelda, et ta on maailmas võib-olla 20 hulgas, tegeleb kõiksugu huvitavate asjadega, soolased snäkid on see ala, millega mina tegelen praegu, aga olen ka Pepsi jookidega tegelenud, erinevate mahlade ja kõiksugu muude toredate toodetega, mida PepsiCo toodab, ja Baltikumis siis vean seda turunduse vankrit. Ja kui rääkida sellest, et otse loomulikult igal inimesel jääb ju ka mingisugust aega tööst üle, siis mida siis vabal ajal teha, siis Lisannaga oleme meie nii-öelda korporatsiooniõed, kuulume mõlemad Business Professional Women ehk et siis ENAsse, Eesti ettevõtlikud naised klubisse, teeme seal suuri tegusid, ütleme, suuname organisatsiooni pigem sellesse mõjutavasse suunda, mitte niisuguseks elustiili kohaks ja katsume siis tegeleda nende küsimustega, mis puudutavad siis naisi ja naiste ettevõtlust ja toimetulekut. KJMNS tähendab Kolgajani maanaiste selts.
Sinna sattusin ma tänu sellele, et minu mees viis mind metsa elama 9 aastat tagasi, sõna otseses mõttes ei olnud minu ettekujutuses see, et ma hakkan elama kuskil, kus on nagu kilomeetri ümbrus, pole nagu mitte kedagi. Aga vanaisa mehel siis otsustas nii, et talu saab talle ja siis oli valida, et kas minna kaasa või minna kaasa. Ja siis ma läksin kaasa ja siis ma sattusin sellisesse kohta nagu Kolgajaani, mis on iseenesest Põltsamaa Viljandi vahepeal väike külakene, aga seal on juhtumisi aastast 1927 selline vahva organisatsioon nagu Maanaiste Selts ja üsna sujuvalt ma sain selle liikmeks ja juba ma nägin, et ma juba korraldasin asju seal. Ja ülejäänud selline vaba aeg siis sisustatakse pidude ja pralledega, ehk et siis kui on juubel, kui on pulm, ka matused viimase ajal, mis seal salata, ampluaa on laienenud, et kui on vaja mingisugune asi sisse või välja juhatada, et siis tavaliselt kutsutakse mind. Ja coachingu panin sellepärast, et kuna kogemust on turunduses juba kogunenud oma jagu, siis tegelikult hea meelega nõustan alustavaid ettevõtteid või ükspuha, kes nagu abi küsima tuleb, teen seda täiesti pro bono just selle mõttega, et julgustada, innustada. Nüüd vaatame, mis siis need müüdid on, mis turunduses nagu valdavalt esinevad. Ühed ütlevad, et turundus on kõik üks libateadus, see pole õige asi üldse. Välja mõeldud värk ja puhast õhku müüakse, vahtu aetakse üles ja mida ta siis ikka head teeb. Turundus, see on ju plakatid ja postrid. Mis sa seal tööl ikka muud teed? Joonistad mingisuguseid pildikesi, prindid neid, reostad postkaste ja meie seda uudistevoogu oma reklaamidega, et mis see turundus muu on. Ja mis veel ka öeldakse, et Arnise vanaisa, see on nüüd üks huvitav punkt, et miks just Arnise vanaisa? Väga tuttav on selline asi nagu Whistler's Mother, mis oli siis Mr. Beani filmist. Arnise vanaisa on midagi sarnast asja. Nimelt, kui ma läksin 20 aastat tagasi Pepsikosse tööle, siis oli esimene koosolek oli Riias, kuna meil on Baltikumi ettevõttes, me saime Riias kokku ja seal oli üks minu kolleeg, lätlane, kelle nimi on Arnis. Ja kui tuli juttu turundusest ja nagu te teate, kui tuleb juttu turundusest, siis on absoluutselt kõigil oma arvamus. Kõik teavad, kui punane on punane, kui must on must, kui suur peaks olema inimene pildil, kui suur peaks olema koer või puu seal. Ja sellel korral oli samamoodi Arnis, minu kolleeg, kes tegelikult on finantsplaneerija, võttis kopsud õhku täis ja ütles niimoodi. Minu vanaisa vaatab televiisorit hommikust õhtuni ja tema ei ole mitte ühte korda leisi reklaami näinud. Nagu päriselt ka. Kuhu te selle reklaami siis nüüd panite? Ma mõtlesin endamisi, et vanaisa. See juba ütleb, et ikka pealt 70 kindlalt, kui mitte vanem. Pärast tuligi välja, et kasinesti 85. Mida see vanaisa sealt vaatab? Loomulikult, omi saateid. Prillidoosid, kõik süksed värgid, eks ole, National Geographic, natukene seda, natukene teist, mingid filmid vahele. Loomulikult ta ei vaata neid kanaleid, mida vaatab Leisi sihtrühm. Ta ei saanudki seda reklaami näha, sellepärast me ju ei sihi temale seda reklaami. Me ei kaasa ju 85-aastaseid. Meie reklaam tuumik sihtrühm on 18-35. Ja siis ma mõtlesin ka, et uskumatud mehed ikka. Ja tuleb ja esitab seda kui feedbackina ja ütleb, et sa ei tee nagu korralikku tööd. Aga õnneks, kui ma talle nagu need faktid sinna lauda panin, siis ta sai ise ka aru ja punastas kergelt ja ütles, et küll, las ta jääb. Ja mis siis veel on turunduse kohta, on see, et kogu see brändindus, see sina ise, enese bränd, siin on ühed 2 tüdrukut isegi, kes teevad üle Eesti koolitusi brändnimega sina. Kogu see brändindus, kogu see kaubamärgindus, tegelikult see turundus ongi see, mis ütleb ju seda tarbijatele, et mida nad peaksid tarbima. Jällegi ei saa mööda üle ega ümber sellest, kuidas omal ajal Henry Ford väga kujundlikult ütles, et kui tema oleks küsinud inimeste käest, et mida need inimesed tahavad, siis inimesed oleks öelnud talle, me tahame kiiremaid hobuseid.
andke mulle kiiremaid hobuseid, aga Henry Ford ütles, aga ma annan teile auto ja seal on lausa mitmed hobused kapoti all. Nii et turundus on tegelikult loodud selle jaoks, et mitte joonistada pilte postreid ainult, vaid aru saada, mida tarbijad vajaksid antud ajahetkel ja siis sobilik asi õigel ajal tarbijatele ette sööta ja teha seda nii, et tarbijad võtaksid selle, selle uue asja endale ligi, hakkaksid seda kasutama, armastama, tuleksid jälle, ostaksid veel ja veel. Ja kui rääkida turunduse sõnumitest, siis igaüks teist, kui te ärkate hommikul ülesse, siis sellest hetkest alates, kui te avate oma silmad ja siis, kui te need jälle kinni panete, pea padjale asetate, siis selle vahepeale on jäänud umbes 7000 erinevat brändi. Alates Colgate'ist või Orbitist, mida te seal hommikul tarbite, kohvidest ja muust, auto, millega te tööle sõidate, mida iganes te ümberringi näete, neid sõnumeid on tohutult. Ja nüüd võidab see, kes suudab selles müras, mida tarbijad enda ümber kohtavad, suudab nagu kõigist kõvemini hõigata. Võidab see, kelle toode on selline, et inimesed tahavad seda tarbida. Nad tahavad seda tarbida sellepärast, et neile kas maitseb või meeldib või see annab neile mingisugust kuuluvust või mingit staatust, aga selge on see, et tarbija teeb oma valikud ise ja tegelikult oma särk ikka lähedal väga sellistel lihtsatel, pragmaatilistel põhjustel valitakse endale lemmikud brändid. Turundus on muidugi see, mis seda vägagi toetab. Kriisiaegadel, kuidas turunduses käituda? Praegu on üks nendest tegelikult. 20 aastat selles firmas olles võin öelda, et kas esimene Vene kriis, mis siin oli 2008-2009, selle elasime ka üle ja juba siis oli märgata seda, et kui saabub turule majanduslik kriis, siis ellu jäävad need brändid, need kaubamärgid, need tooted, mis on teada ja tuntud ja mis ei lõpeta kommunikatsiooni. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui oli see esimene kriisi aeg, siin Vene kriis, siis mis müüsid poes endiselt edasi, nii nagu poleks midagi juhtunud? Rakvere viiner, Viru valge viin, Marlboro suitsud ja siis mõned brändid veel. Ehk et inimesed ostavad kriisiaegadel neid tooteid, milles nad on päris kindlad, et see hindkvaliteet on paigas, et see maitseb hästi ja inimesed ei lähe kriisiaegadel katsetama, et olen söönud kogu aeg seda ühte, seda toodet, aga nüüd huvi pärast muudaks maitset, võtaks 2 korda kallima ja vaataks, kuidas on. Kriisiaegadel selliseid valikuid ei tehta. Pluss, kui turundusest rääkida, siis tegelikult väga valesti teevad need ettevõtted, kes kriisiaegadel lõpetavad reklaamimise. Need, kes panevad suukesed kinni, ei kommunikeeri oma brändi, oma toodet, oma kaubamärki, oma teenust ka, sellepärast, et see on esimene indikatsioon ka tarbijatele, et miski ei ole nagu väga hästi ja tarbija tegelikult unustab kiiremini, kui te seda arvata oskate. Nii nagu loodus ei kannata tühja kohta, nii tegelikult ka kaubanduses ja inimese nagu teadlikkus, valikus, seal käib ka see lülitamine üsna kiiresti. On ainult ühed väga lojaalsed kliendid ja ühe tootegrupi osas. Mis te arvate, mis see olla võiks? Mis tootegrupp on selline, kus inimesed väga lihtsalt ei muuda oma maitset? Keegi pakub äkki? Ei paku? Kuidas? Just nimelt istuviis tubli. Sigaretid. Nii ongi. Kui suitsumees tõmbab Camel sigarette ja ta läheb poodi ja seda Camelit, tema lemmikbrändi ei ole, siis ta kõnnib teise poodi või 3. või kui vaja, siis 4. Ja ta käib nii kaua, kuni ta saab oma lemmikbrändi sigaretid. Kui te räägite krõpsuostjast näiteks, siis krõpsuostjal on üks puha absoluutselt. Ta läheb poodi ja vaatab, rohelist pakkileisi ei ole, aga samal ajal on konkurenditoode, on, ma ei tea, sooduses, allahinduses, sama maitsega, ta võtab selle, ta asendab selle toote väga lihtsalt, ta isegi pikalt väga ei juurdle selle asja juures. Nii et sellepärast juba tuleb hoida reklaamiraha ka kriisiaegadel ikkagi turunduse eelarves, kuigi
ettevõtte juhtidel on meeletu kiusatus minna ja nii nagu asi hapuks läheb, just need turundusrahad maha lõigata ja mitte nagu kulutada selle koha pealt, aga tegelikult peaks väga hästi mõtlema. Ja kui turundusest üldse rääkida, siis ma arvan, et olete pannud ise ka tähele, et kui on firmas koosolekud, esinevad erinevad osakonnajuhid, no ma ei tea, finants, logistika, müük, turundus, siis sellel ajal, kui räägib finantsjuht kasumi kahjumi aruandest või bilansist või rahavoogudest või millestki veel, põhimõtteliselt mitte keegi küsi mitte midagi. Igaüks nokitseb oma ette. No, kui just ei saa nagu arvutis nokitseda, siis scrollib laua all telefoni või teeb midagigi, eks ole. See ei ole üldse nagu siuke koht, kus tahaks nagu väga sekkuda. Aga niipea, kui tuleb turundusjuht ja ütleb, näete, siin on meie uus kampaania, siin on meie uued tooted, eks ole, siin on meie see uus reklaammaterjal. Niipea on kõigil oma arvamus olemas ja nad kõik avaldavad seda, sellepärast igaüks teab, nagu ma ütlesin, kui punane peab olema punane ja kui suur peab olema mingisugune element mingisuguse reklaamposteril. Näed, et selles suhtes ma töötan selles huvitavas valdkonnas, kus ma pean arvestama, et mida iganes ma nagu välja ei mõtle, seal on alati umbes N+1 100 ja rohkem kaasarvamust ja tegelikult on tark need asjad ära kuulata. Nüüd läheks edasi järgmise slaidiga, mis on kuld, täielik kuld. On sükene mees nagu John Vandermark, kes ütleb, et pool turundusrahast on põhimõtteliselt maha visatud. Aga kuna ma ei tea, kumb pool, no siis ma ei saa seda kulutamata jätta. Ja see mees oli siis juba 100 aastat tagasi kaupmees, poliitik Ameerikamaal ja tema ütles need kuldsed sõnad ja see on tõesõna täpselt niimoodi, et kui sa sinna turundusse raha paned, siis ega pool läheb raudselt kassisaba alla, aga panemata ka ei julge jätta. Ja mis ma tahan öelda veel, on see, et kui turunduses, kuna te olete personalinimesed ja inimestega töötavad inimesed, siis mina olen aastate jooksul, 20 aastat Pepsicos töötades on mul olnud tegelikult 6 assistenti, mis on niisugune, keskmine tulemus, arvestades, et see Z-põlvkond, kes sündisid siis 90-ndate keskel kuni siis nüüd 2010. aasta alguseni, et see põlvkond tegelikult on siuke huvitav põlvkond, et nemad põhimõtteliselt 10 aasta jooksul on neil umbes 7 töökohta. Nad vahetavad üsna kiiresti, kui neil miski ei meeldi, siis nad on juba järgmises kohas ja ütleme sellist igavat suhtumist, nagu see meie põlvkond, siuksed 60-ndatel, 70-ndatel sündinud, et me läheme ettevõttesse ja oleme seal nagu 20 aastat, et sellist asja noortel praegu väga ei ole. Ja kui ma olen värvanud inimesi enda ettevõttesse siis turundusosakonda, siis mina olen teinud seda selliselt, et tegelikult tõesti reeglite vastaselt. Enamasti otsitakse inimesi, kellel on haridus, see on nagu selline kriteerium, mis peab olema täidetud, aga otsitakse inimesi, kellel on kogemus. Näita mulle kogemust, kus sa oled olnud turundusspetsialist, näita mulle, kus sa oled olnud turundusosakonna mingisugune mutter, näita mulle, et sa oled sellel alal töötanud, vaat siis ma võtan su tööle. Minu põhimõte on täpselt risti vastu. Näita mulle, et sa tahad seda tööd teha. Näita mulle, et sul silmad säravad, et sa oled täiesti nagu excited, vaimustuses sellest, mida sa võiksid teha nii ägedas firmas, nii ägedate kaubamärkidega. Kui ma küsin su käest, kui palju sa tahad tulla tööle meie firmasse 10 pallisüsteemis, siis õige vastus on 10, mõni on lausa 11 ütlenud. Aga on ka öelnud inimesed, ma ei tea, 6-7, et saan, siis saan, ei saa. Siis kui selline vastus juba tuleb, siis sa saad aru, et tegelikult see inimene ei ole nagu väga isegi nagu motiveeritud ja rääkimata sellest, et kui sa küsid, mida sa tead meie firmast praegu interneti ajastu, võta lahti Google, 2 sekundit, see on kõik käes.
kaubamärgid, ettevõtte, kus, mis, millal, mille jaoks, ja siis ta tuleb sulle sinna üle laua ja sa küsid, mis sa tead. Ei, ma väga eriti ei tea, et ma muidu siin ise krõpsu söön, aga ma ei teinud väga kodutööd selle koha pealt. Et need asjad kõik näitavad tegelikult suhtumist. Ja mida mina olen teinud täiesti risti vastu on see, et kõik need 6, kelle ma olen värvanud, ma olen võtnud koolipingist sisuliselt. Nad on just kas olnud äsja lõpetanud ülikooli või siis lõpetasid eelmine aasta ülikooli, aasta kuskil, ma ei tea, Austraalias või Saju saartel olnud ja tulnud tagasi ja nüüd tahavad panustada, nüüd tahavad hakata ametialast karjääri tegema. Ma võtan alati sellised värsked lehed ja ma ei ole mitte kunagi pidanud pettuma, sest et selle asemel, et võtta keegi, kellel on mingisugused elementaarsed oskused või mingisugune arusaam kontoritehnikast või tööst turundusvaldkonnas, selle asemel ma võtan täiesti värske lehe ja ma õpetan talle need oskused. Ma näitan talle, kuidas meie ettevõttes käivad ühed, teised ja kolmandad asjad. Nii et selle jaoks, siit nüüd tuli kohe korraga, selle jaoks, et värvata ei ole tarvis mingisuguses stambis olla ja nagu mulle üks väga vana hea tuttav personalijuht muide ütles, et kõik, mis metsast 2 jalal välja tuleb, ega see ei ole veel tööjõud. Et arvesta sellega, sa pead nagu ikkagi väga süüvima sellesse inimesse, kes on sulle sinna üle laua tulnud ja kes tahab sinu ettevõttesse tööle tulla ja sa otsustad koha peal ja selle emotsiooni põhjalt, mida see inimene sulle jätab, kas temas on potentsiaali või temas ei ole potentsiaali. Oskused versus tahe, see oligi see, millest ma rääkisin, juhtimiskogemus vajalik või mitte. Sellest tahaks ka rääkida. Enda perekonnast jube hea näide oma tütre pealt, kes on lõpetanud ka Eesti Maaülikooli bakalaureuse saanud ja Tartu Ülikoolist magistri. Ta ütleski, ma olin 17 aastat jutti ainult koolis. Minu ainukene kokkupuude tööga olid suvevaheajad, kui ma tegin kas ette nähtud praktikat või siis tegin omal vabal tahtel mingisuguses ettevõttes mingit tööd, et saada kogemust. See oli kõik, sest ma olen 17 aastat jutti õppinud. Nüüd ta läheb tööle, töötab seal ära mingisugused 2-3 aastat. Loomulikult, kui sa lähed värske inimesele tööle, mis sa saad? Sa saad mingi spetsialisti koha, ütleme omas valdkonnas. Ja nüüd tekkis võimalus, et olles töötanud juba ligi 5 aastat, 4 kopekatega seal asutuses, tekkis võimalus kandideerida asutuse juhiks. Kuna vana juhiga lõppes leping ja vana juht oli sõna otseses mõttes vana. Ja nüüd sellel noorel inimesel on potentsiaali, tal silmad säravad, ta ütleb, ma tean seda valdkonda pulkadeni, ma olen siin 4 aastat ja peale töötanud. Ma olen nõus, ma olen valmis, andke ja ma teen. Ja mis oli vastus? Intervjuudel käies, vastus oli selline. Jah, tegelikult on kõik väga hästi, sa tõesti tunned valdkonda. Need asjad, mida sa teinud oled, väga hästi tehtud, istuviis, tubli, aga me ei saa anda sulle seda kohta, sest et sul puudub juhi kogemus. Vaata, kui sul oleks see juhi kogemus, siis me annaks, aga kuna sul seda ei ole, siis me seda anda ei saa. Ja mis siis juhtus? Loomulikult nii juhtuski. Tuli ta sealt töölt ära, läks järgmisse kohta, võeti siis sinna nii-öelda suurte kogemustega juhtasemele, jumal näeb, kuidas temal seal läheb. Aga asja moraal on praegu selles, kui Volodõmõr Zelenski käest oleks küsitud enne presidendiks saamist, et näita ette oma poliitiline juhtimiskogemus, kui palju sa oled enne riike juhtinud ja mis sa oled kõik suurt korda saatnud, siis see mees ei oleks saanud presidendiks. Kui ta presidendiks sai, siis naersid kõik, see on mingi komöödianäitleja, mida see ka elust teab, riigist, juhtimisest või poliitikast. Aga kui algas 24. veebruar ja kui algas sõda, siis me näeme, mis puust poiss tehtud on. Siis me näeme, kuidas ta riiki juhib, me näeme, missugused oskused ilmnesid inimesel, keda naeruvääristati, missugused oskused ilmnesid kriisisituatsioonis inimesel. Tal olid need kõik olemas oma sees. Ja ta sai selle võimaluse ja nüüd näeb kogu maailm, mis mees ta on. Nii et selles suhtes ei tasu olla nagu nii skeptiline ja ei tasu nagu mingisuguse protokolli otsas nii istuda kinni iga hinna eest, vaid tuleb vaadata südame ja silmadega inimesel otsa ja anda talle see võimalus.
ma ütlen alati, no ja kui ei saa hakkama, mis siis? No siis vahetame välja, no siis ütleme, et näed, ei tulnud välja, pakume sulle seda või seda tööd ja hakkame uut otsima. Aga kui sa ei anna inimesele seda võimalustki üldse ennast tõestada, no siis tal ei tulegi seda kogemust, mitte kuskilt ju. Nii et selles suhtes ma väga-väga julgustaks omalt poolt, et andke nendele noortele võimalust, kellest te tõesti tunnete ja näete potentsiaali. Hiljuti septembri keskel käisin Helsingis Nordic Business Forumil, mis on Põhjamaade üks suuremaid juhtimiskonverentse väga-väga heal tasemel organiseeritud. Ja seal on alati hästi kihvtid esinejad, see on selline üritus, kus on saalis 7000 inimest ja online'is vaatab veel 20 000 seda asja pealt. Ja ütleme selline reegel on sellel konverentsil selline, et seal on üle maailma väga ägedaid inimesi väga-väga paljudest valdkondadest ja siis üks on selline kirstordil alati, kes seal esineb. Seal on esinenud Barack Obama, seal on esinenud Arnold Schwarzenegger, seal on esinenud George Clooney ja nii edasi. See on umbes 12 aastat vana konverents. Ja sellel aastal oli sellel konverentsil üks esineja ettekandja, kes rääkis ka sellest juhtimisest ja kuhu see areneb ja mismoodi, mis suunas. Ja tema ütles ka, et tegelikult nad on teinud uuringuid ja 67% vastanutest ütleb, et see on üsna suur tõenäosus, et tulevikus valivad, alluvad endale juhte, mitte vastupidi. Valitakse inimesi, kelle tiimis tahetakse töötada. Valitakse inimene juhiks endale, kelle jaoks tahetakse panustada ja kelle puhul meeskonnana töötades ei vaadata kella või hoita kell 5 kätt ukselingile, et saaks ära minna, vaid keskendutakse mingisuguse tulemuse saavutamisele ja ühtse nagu tiimina töötamisele, nii et juhid tulevikus on selles mõttes täiesti valitavad. Ja see on niisugune valdav hüpotees tuleviku perspektiivi vaadates. Tagasiside ja tunnustamine. Nii, kõigepealt. Feedback is a gift, nagu meile öeldakse. Tagasiside, see on kingitus. Võta see vastu, kui see sulle pakutakse. Kui sulle seda ei pakuta, siis mine ja küsi. Mine küsi oma sama taseme juhtide või kolleegide käest, kellega sa iga päev koos töötad. Mis sa arvad, kas ma teen seda hästi? Mis sa arvad, kas mul oleks siit veel midagi nagu parandada, õppida? Või mis sa arvad, mis on mu tugevus? Mis sa arvad, kus mul võiks olla võimalust areneda? Mine küsi seda ja sulle tegelikult inimesed jumala hea meelega jutustavad. Ja vahest on nii, et kui sa saad selle tagasiside seal paremal pool on muutuste kõver või siis nii-öelda tagasiside aksepteerimine, esimene pauk on muidugi šokk, üks puha, eriti negatiivse tagasiside puhul, öeldakse sulle, sa pole see või see. Esimene pauk on šokk, mis asja, mina või? Ei ole. Teine faas on eitamine. Ei, mina küll siukene ei ole. Siis tuleb see faas. Oho, sa ütlesid mulle niimoodi või? Vihafaas. Siis läheb asi päris madal seisu ja siis hakkad mõtlema, kurat, äkki tõesti on niimoodi või? Mõtled ja siis jõuad sinna, küll, teeme nii, et ongi nii, nagu ta ütles. Aksepteerid ära selle asja. Ja kui sa oled selle asja aksepteerinud, siis sa hakkad sellega tööle. Siis sa hakkad mõtlema, kuidas ma saaksin seda parandada. Loomulikult eeldusel, et sa üldse tahad muutuda. Osad on siuksed ka, et sa võid talle öelda musta, valget, punast, sinist. Teda nagu absoluutselt ei kõiguta, et see nagu siit sisse sealt välja. Aga inimene, kes on organisatsiooni liige, kes peab tegema teistega koostööd, tegelikult tiimis koostöötades sa pead tiimiga sobituma, sa pead tegema endas ka teatud muudatusi, kui sa tahad, et see tiim töötaks paremini. Järelikult tagasiside on kingitus ja katsu seda siis nii aksepteerida, et see esimene eitamine, šokk, viha ja kogu see asi läheks ludinal üle ja et jõuaks juba konstruktiivse punktini. Mis puudutab veel tagasisidet, positiivset tagasisidet tuleb anda alati nii, et kuulajaid oleks N+1. Ehk et nii palju rahvast, kui vähegi jõuad kontorist üles korjata, või siis, kui ei ole kontorit ja ei ole mingit sellist tavapärast töörutiini, nii nagu meil enne Covidit oli,
siis kasuta seda juhust, kui on mingi aasta koosolek või mingisugune, no mingid koosolekud ikka ju tehakse, kus inimesed tulevad kokku. Võt siis mine sinna ja seal ütle, et võt see inimene tegi seda hästi, kiida teda, tunnusta teda, sest see annab tiivad inimesele. See annab tõesti tiivad. Ja kui on midagi anda tagasisidet, mis ei ole nii hästi, võt see sama asi, et vahest on ka nii, et kuule, sa võiksid seda asja parandada, siis seda antakse alati silmast silma. Ja olge sellega ka hästi ettevaatlikud, sellepärast, et nii nagu esimene kõneleja ütles ka, kes iganes talle seal joonistustunnis ütles, et sa ei oska joonistada, see läks talle hinge ja ta seisab siin täna, 25 pluss raudselt vana, ma ei tea, kui vanad on, aga ütleme nii, et üle 25, tal on siia maale see meeles, mida see õpetaja ütles tema kohta. Sama kehtib töökeskkonnas. Kui sa näed, et kellelgi on see teine või kolmas, mida ta võiks parandada, siis mine ütle seda talle silmast silma ja ütle seda talle nii, et sa ei solva seda inimest seest poolt. Sest see haav, mille sa oled võimeline juhina lööma oma alluva hinge, see ei parane nii lihtsalt ja see võib võtta ära igasuguse isu ennast parandada, igasuguse isu panustada ettevõttesse või mingisse projekti või alale, millest te tegutsete. Ja see võib jätta pikemad ja sügavamad jäljed, kui te seda arvate. Nii et feedback tuleb anda, tagasiside tuleb anda alati nii, et see ei oleks isiklikult solvav. See peab olema võimalusi jättev, muutusi, innustav ja kannustav, aga mitte kunagi isiklikult solvav. Ja rääkides unikaalsusest persoonibrändist, siis üldiselt on niimoodi, et me oleme kõik heas mõttes, väga heas mõttes prostituudid. Me müüme ise ennast hommikust õhtuni. Me müüme oma oskusi, me müüme oma kvalifikatsiooni, me müüme ennast kui isiksust, me müüme seda, et me oleme milleski unikaalsed. Ja tegelikult kavalus ongi selles, et me peaksime leidma endas selle millegi, mis meis on nii eriline, et kui inimestel meie kollektiivis või ka sõprus, tutvusringkonnas, perekonnas näiteks tekib mingi sellelaadne probleem, siis nad tulevad meie juurde nõu ja abi küsima. Ja nad saavad seda nõu ja abi. Nii et mõelge igaüks, kõigis meis on peidus see mingisugune magic, nagu Lisanna ütles, et meil ongi see mingisugune võluvärkeks. Et see mingi omadus, mis meil on domineeriv, tugev ja mis tuleb meil täiesti loomupäraselt, me ei pea seda õppima ega punnitama ega käima ja kordama ja tampima, see on midagi, mis on meile antud. Järelikult tugevdame seda ja teeme endast unikaalse brändi. Tunnustamine, mitte rahaline või rahaline. Oskan öelda seda, et ettevõttes, kus algusaastatel 20 aastat tagasi töötas meil ikka väga palju inimesi. Meil oli lausa tehas Eestis. Meil oli Painkülas, mis on siis Jõgevalt Tartu suunas mõned kilomeetrid. Oli meil kartulikrõpsu tehas, meil töötas seal üle 120 inimese. Ja pluss veel kõiksugu muud mutrid otsa, kes müügis, kes kus. Ja üks, mis on kindel, on see, et inimene tahab tunnustamist. Tunnustamine muidugi kõige parem on rahaline. Kõigile meeldib mingi kinkekaart või mingisugune preemia. See on kõige paremini käega katsutav, sest minu raha, mina tean, mis sellega teha, ise tean, kuhu panen. Ja kui sa kingid mulle mingi vaasi või pildi, see on siis, thank you very much, on ju. Aga ütleme nii, et samas vääringus papplaua nurga peal lehtrahana oleks palju parem. Et selles suhtes, kui on võimalik, siis esimesena kindlasti kaaluda seda. Aga kui ei ole võimalik, ja väga paljudel juhtudel ei ole seda võimalik teha, ükspuha oled see mingi riigi asutus, omavalitsus, no sul ei ole nagu seda pappi, et kui viskad sinna 50, sinna 100, siis tegelikult, mis väga hästi töötab, on igasugused tänukaardid. Mul on 2 tükki kaasa ka võetud oma sellises roosas mõtlemises, ma arvasin, ma lasen need nagu siia kuskile laudadele ringi käima, aga kuna need lauad on niimoodi gruppidena, siis ma võib-olla lõunapausi ajal lihtsalt tõstan nad sinna kuskil lauanuka peale, saate vaadata. Need on sellised tänukaardid, mille mina oma väikse käekesega ise olen välja töötanud meie ettevõtte inimeste jaoks ja mida see annab? See annab seda, et sul on võimalus mitte rahaliselt või ka rahaliselt, seal on väike tasku ka sees, anda inimesele tagasisidet tunnustust selle eest, mis ta teinud on. Ja uskuge mind,
Mul oli firmas müügijuht, kelle kapipealne oli nagu sõdureid täis laotud neid samu kaarte. Ta pidas arvet, mitu tal on. Ja kõrval oli tal see sõbermüügijuht, kes tegi põhimõtteliselt sama tööd teises piirkonnas. Vaat sellel 2 oli vähem. See oli väga hea saavutus. Et nad olid nagu omavahel kogu aeg konkurentsis selle võrra, et kes neid rohkem suudab koguda. Ja see tekitas isegi sellise nagu väikese asardi. Nii et see väikene tänukaardikene, mis on õiges võtmes esitatud, üle antud võimalikult paljude silmapaaride juures olekul, see töötab tihtipeale väga hästi. Ja iga kord ei peagi 50 eurot seal vahel olema, piisab sellest samast kaardist. Ja kokkuvõtteks, mis ma ütlen? Kui sa ikka juba oled nii palju seda asja teinud ja elu näinud, tegelikult mul elu jumala igav selles mõttes, et no kuule 20 aastat ühes firmas, 6 aastat teises firmas ja paar aastat veel kuskil, et selles mõttes nagu ei ole midagi väga ette näidata, et teine mees oleks selle aja jooksul, ma ei tea, 10 firmat juba läbi käinud. Aga sellegipoolest, mul on midagi öelda. Kõigepealt tuleb unistada, mõelda, kuhu sa tahad jõuda, mida sa tahad saavutada, missugust elu sa tahad elada. Ja kui sa oled selle ära unistanud, siis sa planeerid ja siis sa tegutsed. Ja üks asi, mis on kindel, ole alati ehe. Ära püüa olla keegi, kes sa ei ole. Ära mängi mingisugust teist inimest, kes sa ei ole. Ole sina, ole ehe, ole autentne ja minu selline nagu credo või motto on see, et I'd rather be someone shot of vodka than everybody's cup of tea. Et ma nagu päriselt ka kui ma nagu teatud vanusesse jõudsin, siis ma mõtlesin, ma ei viitsi meeldida kõigile. Päriselt ka ma ei viitsi. Sellepärast, et ma olen, kes ma olen ja see sama autentsus ja ehedus, see ongi see tegelikult, mis inimestele meeldib. Inimestele meeldib vaadata kedagi, kes nagu ei mängi kedagi, vaid kes lihtsalt ongi see, kes ta on. Edasi, üks mõte veel, mõtle suurelt, ole uudishilmulik, manifesteeri. Miks ma panin suurte tähtedega? Mis on manifesteerimine? See on põhimõtteliselt see, et sa ütled selgelt välja, mis on need sinu unistused, kuhu sa tahad jõuda, mis on see sinu hingeseisund, millest sa tunned ennast hästi, millega sa tahad ennast ümbritseda, missugune on see elurutiin, mida sa tahad. Kas sa oled selline inimene, kellele meeldibki hommikust õhtul ühte sama tabelit täita, ühte sama rada tööle käia ja tema ümber on kindlad inimesed ja mitte midagi muutu ja põhimõtteliselt elu toos tapetiga vähet enne, kui on 30 aastat möödas. Et on ka siuksed inimesed olemas ja see on jumala õigus. Ka nendel on tore elada, sest nemad tunnevad selles keskkonnas ennast hästi. Aga mõtle sina välja see, mis sind innustab, mis sulle meeldib, mille peale sina ütled, et vaat see on nüüd hästi tehtud, nüüd ma tunnen ennast hästi. Ja ole ettevaatlik muid eesmärkidega, soovidega. Nendel on suur tõenäosus täituda. Me saaks nüüd selle viimase asja ka, tuli. Ja ei tuld. Tühimiku elu vahel, mida praegu elad ja millest unistad, nimetatakse valikuteks. Väga õige definitsioon, jällegi, vali õigesti. Vali targalt, mõtle järgi, mida sa valid, mida sa soovid ja olge ettevaatlikud. Need soovid lähevad täide varem või hiljem. Niipea, kui sa oled nad kõva häälega välja öelnud, niipea nemad täide hakkavad minema. Mina olen ehe tunnistus sellest, ma võin teile pikalt rääkida. Ja viimane punkt, ära kunagi alahinda iseenda jõudu. Täpselt nii, nagu esimene esineja ütles, et kõik te oskate joonistada vaba käega ja neid ebatäiuslikke jooni või mida iganes. Nii samamoodi, ma ütlen teile kõigile, et teis kõigis on mingi valgus ja mingi jõud. Te võite küll arvata, ma olen siuke tavaline Eesti mees või Eesti naine, mul siin pole midagi eriliselt särada. Ei, kõigis on. Ja alati tuleb meeles pidada, et see valgus, mis teist kumab, see võib aidata kellegi teise või kolmanda välja pimedusest. Nii et olge tublid, olge tugevad, olge ehedad ja ärge kunagi arvake, et olete vähem väärt kui terve maailm. Aitäh!